see on siis see maja, mida te peate, kuhu peate rajama nii-öelda veel, siis tule küsi täpsustavaid küsimusi, kui ei, siis anna ülematele kaitse- ja rühmitumiskäst. Härra kapten, milliseid tegevusi olete siis selle sulaõppuse ajal siin linnalahingulaagris teinud? Sulaõppuse teise pool, kus me tegime linnalahingut, oleme harjutanud üksikvõitleja oskust, koostöö lahingpaari vahel ja kuidas toimub jao tegevus nii rünnakul kui ka kaitsel. Viimane etapp on rühmaülemate planeerimisharjutus, kus nad saavad ka reaalselt enda rühma liigutada enda plaani kohaselt nii linnaku kaitsel kui ka rünnakul. Kalevi jalaväepataljonil on siis nüüd varsti ajateenistust lõpetamas peale Kevadtormi esimesed ajateenijad, kes on saanud Soomuse allüksuse õpet. Programm on Eestis, ma saan aru, et küllaltki uudne. Kuidas hinnang on, et kas ajateenijad on kõik vajalikud oskused omandanud ja kas nendega võib arvestada kui sellise arvestatava mehhaniseeritud üksusega? Jah, et kuna esimene üksus on, siis on olnud palju uudset lähenemist, kuidas seda väljaõpet läbi viia, aga kui ka alguses neil oli natukene võõristus selle soomukist, siis praegu on see nendele üks väljaõppe lahutamatu osa. Nad on sellega kokku kasvanud ja võtavad seda kui ühte head toetusrelva ja transpordivahendit, millega kiiresti liikuda saab.